Keijo, alustame sinust. Rahvaliiga ja see hooaeg. Kuidas sul läks? Alustaks sellest, et esimene võistlus ei saanud kahjuks olla Pärnu, siis me pidime Lätis alustama ja kuna üks hea sõber Erki ütles, et ei ole midagi, et lihtsalt lähed ja võtad ja näha oli seal, et julgust on ja sõiduisu ka on, ja siis me jõuame järgmisele etapile, et ütleme nii, et Lätis läks hästi, 3. koht oli, aga Leedu etappi ma mõtlesin, et sõidan, ei sõida, aga samas Sander ütles, et tule ja lähme teidame ja siis ma üritasin ikkagi Erki aeguse sõita ja näha oli, et kuna kogemust ei ole, siis tegelikult ei saa sõita nii kiiresti, kui ei ole kogemust, et siis ma kvalifikatsioonis panin päris korralikult matsu ja tänu sellele ma kaotasin päris palju punkte, et tulla ka, ütleme siis Sandrile järgi teisele kohale, aga viimane etapp tegin oma sõidu ära ja ikkagi lõppkokkuvõttes 3. koht, et ma olen ise väga rahul, et nüüd tuleb C-klassi minna ja liigume ainult edasi. Sander, sinul on see hooaeg olnud selline, et tulin, nägin, võitsin, et kuidas tegelikult see ringrajale tulek käis? See oli vägev. Ma olin, kui ma esimesel võistlusel tulin, siis mul olid nagu head sõbrad, kes küsisid, et kui ma ütlesin, et ma lähen Lätti võistlen Pikernikile, siis oli esimene küsimus, mis asja, juba, miks? Ja siis oli see, et endal on ka väike kahtlus juba sees vaatad, aga tegelikult on see, et läheb kogemus eesmärgile, et läheks, ongi, et esimese mingi pildi stardinumber on käes, et vägev, et nagu ma olen lapsepõlvest saati tahtnud ringrada sõita ja ma lõpuks ometi saan seda teha. Ja see on niimoodi üks pilt, kus mul on stardinumber ja taga paistab poodium ja ma ei oleks elu sees mitte kunagi osanud oodata, et ma õhtuks seisan kõige kõrgemal astmel lihtsalt poodiumil ja vaatad, et vau, et mis asja. Et see on võimas, see on vägev, see tunne, mis nagu ringrajalt on tulnud, seda ei saa mujal. Ma tahaksin enda poolt lisada, et tegelikult Sandriga ma sain tuttavaks Marko Rohtlane esimesel koolitusel, mis toimus Aravetel ja see oli kurvis kalluta ja seal oligi põll maa oli niimoodi, et ja me mõlemad olime ainult hinnas sõitnud ja alustasime sealt ja mina mäletan, ma ütlesin Sandrile, et ära karda, et lähme proovime Pärnus ka, et ei ole hullu. Ja nagu näha, siis Sander pani ikka kõva puukammust eest ära, et mul on ikka Sandri käest midagi õppida. Need Riia ja Leedu rajad, et need on päris karmid kohad, kus sõita, et hirmu ei olnud? Ei, see on vägev. Ma arvan, kui hirm oleks, siis arvatavasti ei tegeleks motospordiga. Sest ongi, et hästi varakult saati tegelen motospordiga ja nagu ongi sama, et nii talvel kui suvel ongi suvel sõidad nagu tänavaratastega ja see on ringrajal ja siis ongi talvel on krossikad ja pigem nagu midagi selle poolset. Mina ütleks selle poolt, et hirm on minul näiteks enne seda, kui ma ratast puutun, kui ma olen stardisirgel ja ma lükkan visiiri kinni, siis see mõtle mitte millegi muu peale, kui et sa lähed lihtsalt võtad. Seal ei ole hirmu, seal lihtsalt lähedki, lihtsalt hoiad gaas põhjas. Te mõlemad sõidate Rahvaliiga klassis. Mida te ütleksite nendele, kes sõidavad tänaval, et nad ka tuleks proovima ringrada? Küsige Keijolt enne, ma mõtlengi. Mina ütleksin selle koha pealt seda, et ma olen sõitnud päris paljude inimestega, kes tänava peal sõidavad ja näha on, et nad linnas proovivad, mida tegelikult võiks proovida ringrajal, et sõitke ikkagi linnas normaalselt ja sõitke 50-ga ja 60-ga, et need äkkpidurdused linnas, need ei ole head ja külma rehviga, et pigem tulge ringrajale ja seal on inimesed, kes aitavad ja õpetavad tegelikult, et ma ise enda kogemust öelda, et see, mis ma linnas sõitsin, see ei ole ikka võrreldav sellega, mis ikkagi rajal saad selle tunde kätte. Sander, see kogemus on vist hoopis teistsugune ringrajal, sõidukogemus. Ja, aga eelmise küsimusega nagu tahaks veel seda öelda, et kui tekib vähegi kahtlus, et tahaks ise sõita ringrada ja tahaks ise, et tundub vägev ja et on lahe, siis tasub proovida. Sest ongi, mina jõudsin näiteks läbi Erki lihtsalt samamoodi intervjuu ja video jõudsin ringrajal, kui vaatasin, et tegelikult ei ole üldse nii keeruline sinna jõuda.
ja kuidas ma lõpuks kohal olen ja mõtlen, et mis asja, miks ma varem siin ei ole või kus ma olen. Aga jah, see on vägev ja tasub tulla ja tasub proovida. See on selle väärt. Sind ootab järgmisel aastal uus klass ees. Jaa, ootab küll. Aga eks talv otsustab ja on aega mõelda. Ei kiirusta hetkel. Suur aitäh teile ja palju õnne! Tänan!